Mis on sinu hinge päris olemus, kui sul on sünnikaardis lõvi tõusumärk? Tere armsad kuulajad, minu nimi on Margot, olen intuitiivne astroloog ja astroloogiaõpetaja. Selles videos ma avan sulle sinu hinge päris olemust, kui sinu tõusumärk on lõvis. Lõvi tõusumärk peidab endas siis sellist hinge, kes on olnud kunagi oma varasemates elukogemustes tähelepanu keskpunktis. See on selline hing, kes mäletab võimu, mõjujõudu, staatust ja vajadust olla nähtud. Intuitiivse astroloogia järgi kannab lõvitõus sageli kogemust, kus inimene samastas enda väärtuse, eduga, imetlusega, kindlasti mingi positsiooniga ja teiste tähelepanuga. Ja ta soovis särada ja olla eriline ja ta kindlasti ka oli seda. Ehk siis varasemates kehastustes kannab lõvi tõusumärgiga hing kuninga kogemust. Ehk võib öelda sisuliselt, et seal on kuninga energia, seal on juhi energia, seal on hing, kes on olnud kõrgetel positsioonidel, omanud staatust ja teised inimesed on teda imetlenud, ehk ta on olnud sellises sära ja tähelepanu keskpunktis. Kuid selle taga peitub väga sügav haav, nii nagu kõikide tõusumärkide puhul on seal peidus ka siis meie haav. Ja lõvi tõusumärgiga inimene on kaotanud siis kontakti oma südamega, mis tähendab seda, et ta hakkab seda armastust otsima ja elujõudu ja väärtust otsima siis väljast poolt ja teistelt inimestelt. Ehk alguses ta vajab väga palju tunnustust, imetlust, vajadust olla positsioonil, vajadust olla eriline või vähemalt kinnitus sellele, et ta siis on eriline. Kuid seal sügavas sisimas peidab see hirm, aga kes ma siis olen, kui seda teiste poolt tulevat tähelepanu enam ei tule, et kas ma siis ei olegi oluline. Ja just siin hakkab avalduma lõvi tõusumärgi vari. Ehk inimene võib hakata selles elus siis rohkem võistlema, ennast tõestama, kontrollima, domineerima ja ehitama üles siis sellist kuvandit, mis peidab tema haavatavust. Sageli see inimene väliselt on väga enesekindel, aga sügaval sisimas peidab endas siis soov armastuse järele, läheduse järele. Lõvi tõusumärgiga seotud siis õppetund, üks suurimaid õppetunde on seotud egoga. Ehk selline inimene hakkab saama siis elus nii-öelda egoga seotud õppetunde ja toimub siis selle negatiivse ego purustamine. Ehk sisuliselt võib öelda, et kuningas kukub troonilt. Ta kukutatakse sellelt troonilt, kus ta oli seal siis see uhke ja säras. Ja nüüd, kui inimene samastab ennast ainult staatusega, eduga või erilisusega, võib ta hakata alateadlikult kasutama ikkagi teisi inimesi selleks, et tunda iseennast suuremana. Sest kogemus ütleb seda, et ma olen olnud suur ja ma tahan olla nüüd ka suur. Ehk ta vajab sel juhul publikut, imetlejaid, inimesi, kes teda ümbritsevad, kelle kõrval ta saab särada. Kindlasti siis need inimesed ei tohiks siis nii palju särada, kui tema särab. Ehk esoteerilises võtmes siis kannab selline hing kogemust, et mind armastatakse ainult siis, kui ma olen eriline. Ja selle tõttu võib siis see inimene püüda terve elu midagi tõestada. Ehk
mida enam siis see inimene hakkab oma ego kaudu võimu otsima, seda kaugemale ta läheb oma südamest. Lõvitõusumärgiga hinge tervenemine hakkab sellest hetkest, kui inimene lõpetab oma väärtuse mõõtmise läbi tunnustuse, läbi teiste tähelepanu või edu või staatuse või läbi mingi kõrge positsiooni. Sest selle hinge kõrgem potentsiaal ei ole mitte valitseda teiste üle, vaid õppida olema südamlik. Ehk siis õppima elama avatud südamega. Kui nüüd lõvitõusumärgiga inimene ühendub oma südamega, siis võib temast saada tõesti inspireeriv juht. Selline väga soe ja helde inimene, loominguline looja ja selline eeskuju, kes julgustab ka teisi inimesi särama, ehk selline inspireeriv juht, kes aitab teistes inimestes avada nende loovat potentsiaali. Ja sellisel juhul hakkab siis tõesti see inimene kiirgama sellist loomulikkust. Ja lõvijõud ei ole nüüd kontroll või domineerimine ega ka uhkus või see teiste poolt tulenev siis imetlus, vaid tegelik jõud peitub südamlikkuses, julguses olla päriselt siis avatud ja soe. Sellised mõtted sulle lõvitõusumärgiga hingedest. Kui sind kõnetas, pane like, telli kanal. Olen sulle väga tänulik ja näeme juba järgmises videos.